YouTube andis mulle vahepeal vaenukõne eest hoiatuse. Et vaatasin, mis see vaenukõne siis on, millega ma olen hakkama saanud. Ma ütlesin ühes oma videos või tähendab see pealkirjas, et Saksamaa oleks pidanud teise maailmasõja võitma. See loeti vaenukõneks, sain kohe hoiatuse. See on täiesti naeruväärne, sest nende arvates oleks pidanud nagu Stalin, Stalin võitiski. Aga siis on Stalin täitsa okei YouTube'i arvates ja Hitler nagu ei ole. Et see on nagu väga-väga selline väga julm mõtlemine. Minu mõtlemine tuleb muidugi sellest mingisugusest Hitleri lembusest. Vastupidi, ma tegin ju Püreneedes selle Hitleri eest põgenemise läbi. Täpselt samamoodi nagu omal ajal seda tehti läbi looduse. Okupeeritud Prantsusmaalt neutraalsesse Hispaanias. Nii et see oli nagu selline tegude tasandil 3 tundi loodusmatka. Suure osa ajast kuskile ära eksinud. Oleks võib-olla lühemalt väga kiiremini ka saanud, aga kui ei olnud seda oskust minna, siis ei olnud oskust minna. Aga minu arvamus, et Saksamaa oleks pidanud sõja võitma ja see arvamus on tõsikindel. Nii et tehke mulle veel mingi vaenukõne hoiatus. On seisa selles, et Hitler oli ikkagi väga selline tõbine inimene, mitte ainult vaimselt, vaid ka füüsiliselt. Ja tal oleks ka sise ära surnud. Ja kindralid olid ka üpriski sellist täkku täis. Oleks ta uuesti mingi pommiga lajatanud või ta maha lastud. Ja siis oleks tulnud igale mõlemal juhul oleks tulnud kohe peale see kodukootud fašism, eks ju selline mokk tuleb aeg-ajalt maas hoida, aga suhteliselt tolereeritav selline ühiskonnakorraldus ja praeguseks oli asi väga normaalseks läinud. Eesti mõtleme praegu, mis oleks. Meil oleks alles, eks ju, need Balti sakslased, väike rahvakild, kuidas oleks Eesti kultuurile väga suur kasum. Need kõik ei suhtunud eestlased hästi, aga nad olid ka natuke lõhenud, mõned suhtusid hästi, mõned suhtusid halvasti. Aga põhimõtteliselt oleks ikkagi olukord oleks Eestis praegu määratult parem kui see, mis ta on praegu. Ei oleks kas see nõukogude ajast jäänud, eks ju. Ja koloniste ei oleks, nende järglasi. Ja kõik oleks nagu palju-palju parem. Aga jah, see ei seisa selles, et mulle kuidagi mingi Hitler või mingisugune meeldiks. See vastupidi, ta ei meeldi mulle üldse. Aga ma pean võrdlema, eks ju, ma pean tegelikult võrdlema ju kahte väga julma sellist ühiskonda, eks ju, Hitleri poolt juhitud natsionaalsotsialistlik Saksamaa ja siis Stalini juhitud Nõukogude Liit. Ja ma jään, kui nende kahe vahel valida, ma jään ikkagi, nagu öeldakse, Hitleri leeri. Väga ebameeldiv, väga vastik, aga ma tahan parimat tulemust ja ma arvan, et see parim tulemus oleks tulnud sellest, kui Saksamaa oleks sõja võitnud. Nii et mingit vaenu, palun ärge minu videost otsige, seda ei ole siin. Ma ei kiida heaks väga palju Hitleri tehtud asju. Nii. Aga lihtsalt ma pean kahe väga hullu variandi vahel valima ja ma tegin oma valiku. Ütleme nii nagu teatavad robotid või inimesed, kes neid vaenukõne hoiatusi saadavad, heaks ei kiida.